Järgmine etteaste tuli mulle just kuskil 15 minutit tagasi väga suure üllatusena. Ma arvan, et võib-olla päris paljud teavad, et ka mina olen õppinud ja mänginud, võib öelda niimoodi, et suruõhu bändis. Ehk siis puhkpilliorkestris. Ja täna on tulnud meid üllatama minu, ütleme niimoodi, nagu noored ütlevad, bändikaaslased. Ja nad on halingas, nad on siit samast ja nad esitavad, ma arvan, paar lugu. Ja nüüd kujutage ette, et mina olen ka trompetit mänginud ja ma arvan, et isegi Valdo vist. Tere õhtus! Noormehed eesotsas Lohurutsiga ja muidugi kõik kaunid kaaslased, kes teie täna nende noorte meestega kaasas olete. Meie toome tervistusi sinu lapsepõlve ja kooliaastat. Kes lapsas ka laulab kaasa? Kuulete? Rõts! Jah, kus sa rõts oled? Tul siin. Jah, mina mäletan sind, ma arvan, võiks öelda 27 aastat tagasi, sellest ajast. Kui minu poeg Märt tuli lasteaiast koju, ütles, et mul on nüüd uus sõber. Ja siis me küsisime, et ütle, mis ta nimi on. Ta ütles, Mart. Ja mul on hea meel, et sul jätkus julgust siit jagukust ära minna. See näitab, et sa saad elus hakkama. Aga mul on kurb meel, et sa siit ära läksid. Sellepärast, et sa olid ju ka üks meie seast ja nagu sa näed, et meid on... See on väga vähe alles jäänud. Ma ei tea, kus maal sa oma eluga jõudnud oled. Aga eks see õhtu jooksul selgub. Ja arvad alustus sellest lihtne. Sa ju tead, et aastas on 365 päeva. Ma tõin sulle sõpse raamat. Kui sul õhtut igav, siis sa saad lugeda siit. Ja see on väike tagamat ja ka sa oled juba 30 aastat vana. Oskad, väga hea, et oskad. Eesti rahva hiile on ju tead, kõik sa minut. Esimese aasta loed üksi, loed noorikul ette ja siis mõne aja pärast on sul siit lugeda igal õhtul oma väiksele poisikesele või tüdrukukesele luuletus. Ma arvan, et ma kirjutasin siia luuletus juurde ka. Loe ise ette. Ma vaatan, mul on kaugenägemise prilliga. Kodust läksid siis, kui poisijohtu olid veel, kutsus maailm lai ja meelitas
menitasid kauget teed, kõik kauged teed olid lahti su ees. Kes võib noorust keelata, kui ta tahab mõisata, kui sa ära unusta, et sa alustasid halingast. Ära unusta halinga puhpilipoisse ja anna mulle. Näärivanna oli sinu aegas, oli näärivanna. Jõuluvanna tuli väga hilja. Vaata, siin on su 3 sõbrannet. Saatsid sulle väikse telegrammi ja ütlesid, et mis kodus ilma kassita on. Käs peab ikka olema. Käs peab olema. Kuul. Kõigist ma arvan, et selle sõva oli tõsiti see hetke. See telegramm on seal sees. Siin sees või? Jah. Aga see on vist võru keeles. Oho, rutsikene, mis lännu see lännu, igast kuus saab üldskord kännu. 3 aastat pole nalja tettu, siin on üldjagu aega nättu, tüüd rügatu, kukalt sügatu ja vahel ka naisi vaadatu. Olle tupli, vana mees ja palju õnne koha sulle ja kingiks üks tore kõuts koduhoidjas ja maja sõbraks. Ta oska ikka häält ka tetta. Soovivad sulle 3 tähtsat naist sinu elus. Pänne Kaagupist ja Pikalt tänavad. Tädi Sirje ja Signe ja Kätt. Väga hea. Tänud. Arvega on meil täna aasta nii, kuidas on. Eelmise päeva oli lumimaast, täna jälle ei ole, aga ma küsin ikkagi su käest, et kas sul suusad on? Ja. Kepid ka? Ei. Natukene. Aga et sa rohkem jõuaks. Paari keppi ka sulle. Need kuluvad ära, eriti nõmedal metsas. Aga vaata nüüd, ma ei tea, kuidas sul alkoholiga suhe on? No ma arvan, et piisavalt kordukas. Aga kuidas ema sellest suhtub, kui sa alkoholi ei pruugid? Ema ei saa üldse. Tead, aga see on suhte strateegia. No. Ära sa ütled, see on alkohol. Ütled sa lihtsalt. Tuli lapsepõld meelde. Öeldaks, et kui tahad leida midagi ilusat, siis pöördu alati. Ma arvan, et ükskord tuleb aega, kui sa tuled tagasi siia Halinga majja ja siis me mängime koos pilliga. Muidugi. Kätte isegi selle kotti manna. Kui just kartsid, et ise katna, et sa võtsid kõik mängid. Kui sa nüüd lubaksid, neil on maha kogu veel. Jah, ma arvan, et keegi ei maha. Seda hoida minut. See läheb siia peale ka.